5. november, kui esimesed nädalad siiamaani oli selline eelmäng, siis täna ootab mind koormustest ja saame teada, mis materjaliga tegelikult töö pihta hakkab, et kas see kõik on üldse reaalne jõuda sinna poodiumile või tegelikult teos ei ole loodus mulle midagi kaasa andnud, nii et vaatame, kuidas see koormustest läheb. Ma ei ole kunagi käinud, et ma selles mõttes ei tea, mis täpselt saama hakkab. Ja ma koos sellega astuge täpselt nende jälgide peale. Ei ole siin kogemuspõhist nii-öelda. Sirutage ilusti, vaadake otsa. Siis on. See oli mingi keha selle koostise mingisugune masin või? Jaa. See on hästi põhjalik kehaanalüüs ja ma saadan see teile emailile ka. Ütelge palun, mitu korda nädalas treeningut on? No nüüd ütleme niimoodi, et varem oli siuke 2-3, nüüd hakkab olema siuke 4. Aga tööaeg rohkem istuv või liikuv? Ja töö on pigem istuv jah üldisjoontes. Ikka vahepeal käimist, eks ju, aga kui ma olen ajakirjanik, siis nagu kirjutamine, eks ju, on nagu läpakaga laua taga. Pange klamrid nina peale, nina on kinni. Võtke apparat kätte, ammustage toru ots. Kuuled ka ümber, suunurgad ka tihedalt ümber. Ja praegu hingake läbi toru rahulikult. Ja nüüd maksimaalselt sügavalt sisse. Ja kogu jõuga. Välja. Kiiresti sisse. Ja jõuga välja. Lõpuni. Okei. Aitab. Ma ei tea, kas siin tundub siuke ka tehnika võib-olla ka määrav, et kuidagi vale tehnika või kas sa hingad seal kuidagi kõhtu või kopsudesse või see on ka siuke mingi lauljate mingid nipid teemad, et võib-olla ma tegin valesti seda asja üldse, ma ei tea. Ei, praegu see on kõik ilusti. 5,58 liitrit kopsud. Ja mis see siis tähendab nagu kuskil skaalal? Kopsumaht. See on 93% teie normist. Ja see on nagu... Kuskil on 7 kadunud siis ikkagi. Ei minesta ka verevahetus. Ei. See ei ole verevahetusprotsess. Nüüd hoidke niimoodi 5 minutit. Või kästi? Ja. Praegu siis võib oodata seal välja sotteruumis. Natuke istuda, astuda välja. Alaks siis kiirkõndimine, jah? Jep. Ja kaua sellega tegelenud? Kiirkäimine, vabandust. Kiirkäimine, seal ilmselt on kohe saab pahandada skene seest. Jaa. Nii, kaua sellega tegelenud? No täpselt alates 15. oktoobrist, ehk siis 3 nädalat. Aga ütleme niimoodi regulaarselt sportinud kaua? No selles mõttes ma arvan suht eluaeg ikka puusalt, aga siuke tervisespordi tasemel, et kunagi kooli ajal käisin nagu organiseeritud trennis, aga juba alates, ülikooli ja algusest alates ikkagi siuke selles mõttes harrastussport lihtsalt iseseisvalt. Ja noorsportlasena siis mis sporti harrastanud? Vibulaskmine ja korvpall siis erinevalt perioodidel. Siis enne kui me edasi lähen, kas on muidu midagi, mida tahaks küsida, rääkida, arutada enne kui edasi läheme? Ei oska midagi. Ja siis, kas sa tutvusid ka meie nende erinevate pakettidega, et kas teeme lihtsalt koormustesti, teeme koormustesti hapniku tarbimise määramisega, laktaadi määramisega, selliseid asju sai või treeneriga arutatud, et mis on täna testi eesmärk, ühesõnaga kas ainult südante tervist kontrollida või siis ka pulsilähe paika panna ja... Ma arvan, et see täiesti ausalt ütlen, et ei ole arutanud, sest et ma tean niimoodi, et me arutasime
võiks teha, siis tema taustal ajas need asjad ära, mulle helistati, et mis aeg sobib ja siin ma olen, eks ju, et mis seal taustal nii-öelda kokku lepiti või noh, ühesõnaga, et ma ei tea, aga ma eeldan, et on ikka üldiselt on neid, noh, hapnikke, need tunduvad loogilised ju ka, et on ikka vaja nagu. Ja, ütleme, et see laktaat on mitte nii ühesõnaga see praegult võib-olla ei anna nii palju informatsiooni üldse, aga see hapniku koha pealt võib-olla, jah, ka mina nagu soovitaks just see pulsside paikapanek ja siis testi protokolli peaks ka nagu sellise tegema, et kõnnid siis jah. Ma mõtlen, et proovid siis nagu alaspetsiifiliselt. Ma ei usu, et see, ma ei tea, see kestab suht kaua, on ja. Ma arvan, et selles mõttes äkki ei ole mõistlik, sest kui ma olen sellega suht vähe tegelenud, et äkki see mingi aeg lihtsalt, et me ei saa nagu seda kätte, seda võimekust, vaid nagu siin alla mingi jalad annavad alla lihtsalt, et see, ma arvan, et aga siis jooksutest, teeme nagu jooksutesti siis. No jah, võiks koha, mis tundub nagu mõistlik. Meil on lihtsalt see, kas ratta peal või rajal, et noh, selles suhtes, et valiks kindlasti jooksuraja, sest rattaga, eks ju, ainult jalad töötavad, aga noh, kõnnimisel ka. Et on loogilisem. Okei, hästi. Sellisel juhul, jah. Aga ma ei ole kunagi isegi asja teinud ega nii-öelda ka näinud, kes see on, noh, kui karm see on, et siin on nagu oksendamise oht ka või? Et see on nagu, mul oli ka karm asi on see või, mulle tundub nagu, et see on sellest, kuidas sa pingutad, aga kuna meil tegelikult on need koormusastmed on 3-minutilised, ehk siis üks kiirus on 3 minutit, mis tähendab, et sa ikkagist väsid ära enne, noh, et sa ei tee nagu sellist pingutust, keegi mul vähemalt oksendanud ei ole. Mõnel on võib-olla nagu süda natukene paha olnud peale testi. Mõne oleme võib-olla pidanud lamama panema, aga nagu nii hull ei ole. Ja selles suhtes ma näen ära ka, kui sa ikkagist oled põhimõtteliselt maksimumini jõudnud, et nii me ei pea tegema, et sa kukud mul seal kokku enne, kui ma olen raja kinni pannud, eks ju. Aga esimese asjana ma tegelikult mõõdan vererõhu ära. Nii, hästi vabaks lasta, nüüd mitte rääkida, võin kuni 3 korda mõõta, et terve aeg lihtsalt rahulikult olla. 3, esimesed võid natuke kõrgemalt, võib-olla süuke kerge ärevus, kuna uus asi. Et saan starti. Jah, saan starti. Ma arvan, et mul endal on siin 3 aasta jooksul võib-olla üks inimene, keda ma ei ole saanud lubada vererõhu pärast testi tegema. Ja on ka vered valad. Võidki ette tulla, mul lihtsalt natukene aega. Närv on sees ostu. Jah? Närv on sees ostu. See on täiesti normaalne, ka need, kes korduvalt seda teinud on, ka neil on närv sees. Nii, minuti pärast alustame. Siis 3-minutilised koormusastmed, esimesed 3 minutit saab kõndida, siis sörk ja aina kiiremaks läheb. Testi ajal, kui tekivad kaebused, valurinnus, õhupuudustunne, nõrkus, minestustunne, ei jõua, ei jaksa, midagi hakkab valutama, mis iganes, kindlasti öelda seda. Kui kõik on hästi, siis teeme maksimaalse suutlikkuseni. Aeg-ajalt ma küsingi nagu väsimust või raskust 0-10, 0 mitte midagi ei tunne, 10 enam ei jaksa sammu astuda. Ja lõpupoole, kui on tunne, et võiks järgmist kiirust proovida, aga pole kindel, et 3 minutit päris jõuab ära joosta, siis alustame ikka. Et kui sa enam ei jõua, siis võta 2 käega eestorust kinni või ütle aitab, ma panen raja kinni, et sa ei pea seda 3 minutit lõpuni tegema. Aga siin need lähevad kogu järjest? Jah, jah, mingit pausi vahepeal ei ole. 3, 2, 1, läheb töö. Kõik kinni, kas on kõik? Hästi, nii korra aega lõpuni kaasa. Väga hea. Nii, kas sa maski kannatad?
istuda. Higi, kas silmad olema tüüta? Käigu sul. nii, ta jah. Selline. Ei näe nagu mõtet pushida rohkem igaks juhuks. Kuidas? Ei näe nagu mõtet pushida rohkem. Ja ei selles Ei suhtes olnud numbrite nagu järgi oli maksimum küll. Ei olnud nagu minestamise äärel, aga milleks? Ja täiesti vabaks siia. Milleks suruda? Juba mõistlikult. Ütleme nüüd peale väsimuse, kas kenesi tunne, kuidas on? Ei midagi oli, hingama ei läks järjest. Et hapnikud on peale nii-öelda, et hingeldamisega sükseks. Kahjuks käia vist ei jõua ja oska nii kiiresti. No, Elega oleks suveks on see kiirus kindlasti lähemal sellele jooksukiirusele kui praegu. Pole sellist asja varem teinud, siis selles mõttes ei tunnete ka oma keha, et kus see piir on, et kas oleks võinud veel pushida, et tõesti ei viitsi siia pikali ka panna, et seal ei ole pointi. Ei olegi pointi ka, meil on Jääb uuesti pikalt. Aga ütleme niimoodi, et kõik, kes kõik ütlevad maha istuda, siis oleks võinud veel pingutada, et see on täiesti normaalne nagu tunne, kui see tuli peale. Aga sest numbrite järgi on ikkagi näha, et on maksimum. Ma mõtlengi, kas mida annab, et kui oleks seal mingi aala minuti pushinud, on ju? Ei oleks, tõenäoliselt ei oleks seal väga midagi teinud. Eks just nii. Pikkus 185, kaal 83,9, kehamassindeks 24,5 on Napid. korras. Ütleme nii, et kehamassindeks üldse natukene ajale jalgu jäänud siis parameeter, et räägime nagu olulisematest asjadest. Ehk nii, rasvaprotsent 19,5 on normis. Napilt aga kindlalt. Napilt aga kindlalt, just. Aga mis on veel olulisem, on tegelikult lihasmass. Lihasmass võiks rohelises olla, kus ta ka siis sisuliselt on. Aga tegelikkuses võiks ta siis olla omas vanusegrupis nagu 70% ehk siis natukene lihasmassi võiks rohkem olla küll, sest et vähemalt 70% olles see siis näitab paremat elukvaliteeti hilisemates aastakümnetes. Nagu kange ilma ei rebida rohkem. Nii, nüüd rasvkoest, mis tegelikult oluline on see visceraalrasv, see koguneb elundite vahele ja see on siis seotud krooniliste haiguste tekkega, et see võiks kindlasti rohelises olla, siin ta on ka. See on ülevaatselt läbi ühesõnaga. Just. Nii, ja suhteliselt nagu keskmise inimese moodi. No ja mis on selles mõttes ilmselt aus, et me ei olegi ju ei ole spordivend, aga samas veits ikka liigutan, et ja. Ei ole ka istuja nii-öelda. Just, et selles suhtes, et kõik me ei pea olema tippkulturistid oma kehakoostiselt. Nii, siis lihasmassi, mitte jõu, jaotuvus kehaosade vahel, et mis on hea, parem vasakpool, võrdelised. Lihtsalt alakehal rohkem kui ülakehal, et võib-olla isegi kui seda jõutrenni pikemas perspektiivis teha, et siis võiks sellele ülakehale just rohkem tähelepanu pöörata. No see on tugev reis on see, kust tuleb see kaal, ma tean. Kiiruisu reis on. Nii et ja ühesõnaga need jalad saavad siin koormust ka järgnevate poole aasta rohkema jooksul ka, et siis, et ülakeha siis unarusse ei jääks. Ja lõpuks ta näeb siis selle päevas energiavajaduse ka, et umbes 1900 kalorit organism vajab selleks, et üldse normaalselt funktsioneerida ja see on siis kui, ühesõnaga, et kõik protsessid organismis normaalselt saaksid toimida ja siis kogu päevaline füüsiline aktiivsus tuleb sellele lisaks. Ehk siis see, mis sai öeldud seal õdedele, et umbes 3400-3500 kalorit päevas peaks siis energiat tarbima. Esiteks siis aeroobne läbi, et mis pulsisagedusel peaks siis tegema seda rahulikku pikka trenni, üldise siis aeroobse baasi arendamiseks. Et see piir tuleb siis pulsile 144 lööki minutis. Aga kui me räägime nagu sellest laiemast vahemikust, siis see jääb, ütleme, 130 kuni 150 lööki minutis. Võiks olla siis nagu sellise pika rahuliku treeningu keskmine pulsisagedus. Ja.
ja nüüd siis ja see on siis see koht, kus organism kasutab peamiselt energiaallikana rasvhappeid ja siis kuna seda on meil organismis hästi palju nagu põhimõtteliselt ladestunud, siis organismil on nagu seda energiat, mida võtta pikalt ja kaua. Nii, siis on see vahepealne osa, kus süsivesikute ainevahetus nagu aina rohkem lülitub, tähendab süsivesikud energiaallikana aina rohkem nagu lülituvad sisse, ehk siis me lähme rohkem nagu anaeroobse selle aine energia tootmise peale, et anaeroobses siis selles situatsioonis organism kasutab ainult süsivesikuid ja nende, eks ju, varu organismis on suhteliselt väike ja siis ongi, et kui me oleme seal anaeroobses ületanud anaeroobse läve ja ainult sellel anaeroobsel siis energia tootmisel, siis inimesed väsivad suhteliselt kiiresti ära, sellepärast on raske. Nii, ja siis see piir, kus see üleminek toimub, on umbes pulsil 177 lööki minutis ehk siuke nagu suurem vahemik jälle, et kus teha siis mingit intervall-lõigutrenni, võiks olla keskmisel pulsisagedusel 175-185 lööki minutis. Aga mis see nagu siis mõistlik on, ütleme, selle aeroobsuse peale, et mis see siis nii-öelda pikk trenn, et kui ma näiteks kui ma jooksen 45-50 minutit, siis peakski olema seal kõige all, on ju? Ja põhimõtteliselt küll, vot see on nüüd treeneri töö, okay. Panna nagu paika, et mis trennid, millal, kuidas, kui palju, eks ju. Kui teeme lihtsalt tervise mõttes või kuidagi? Tervise mõistes, jah, ütleme nii, et nagu tervislik olekski oma seda kardiovaskulaarse heaolu siis arendamiseks, säilitamiseks ongi just see aeroobne võib-olla mõistlik, ehk siis see 130-150, jah. Aga selles suhtes, et see ei ole nii mustvalge, et nagu üleüldiselt on oluline, et inimene liigub lihtsalt, jah. Ega olgem ausad, nii, kes jõuab jälgidega nii täpselt, et... Jah, ütleme nii, et see, millest mina praegu räägin, ongi nagu võib-olla oma siis selle sooritusvõime optimeerimine, jah, lõpuks. Ja mis lihtsalt peaks juhtuma, kui nagu õigesti trenni teha, et sellel samal pulsisagedusel tegelikult nagu kiirused tõusevad. Jah, et sa jõuad nagu kiiremini samal pulsil joosta näiteks või kõndida. Siis maksimaalne hapniku tarbimine, et see absoluutne VO2 maks tuli 50 millilitrit minutis kilogrammi kohta. See on hea tulemus, tegelikult jääb isegi nagu sinu selles vanusegrupis hea ja väga hea nagu vahepeale. Just, ikkagi talent. Ja, et kui nüüd nagu väga hästi trenni teha ja võib-olla neid pulsse korralikult jälgida, et siis see võiks kõrgemaks minna küll, jah. Kuigi nagu pikas perspektiivis ma pean nagu ütlema, et see ikkagi nagu aastatega kukub. Et parim enne hakkab mööduma juba, jah? Selle näitaja mõttes? No sisuliselt peale 25. eluaastat on kõik nagu allakäik, aga jah. Aga selles suhtes ongi, oleneb sellest, kuidas inimene ennast treeninud on, kui ei ole nagu selle mõttega treeninud, siis see kindlasti saab seda arendada, jah. Süda töötab hästi, ehk siis rahuliku südamefilm on korras, koormustesti ajal püsis korras, taastumisel on korras, et sealt ei ole mitte mingisuguseid põhjuseid, miks peaks piirama koormuseid või ei oleks lubatud üldse sportimine, võistlemine. Hingamistest on ka korras, kopsumaht, kõik hingamise õhuvoolu kõver on, et need on kõik hästi, ei ole viiteid kopsuhaigustele, et see pool nagu toetab ka siis trenni nagu ühesõnaga lõppeesmärki. Ühesõnaga ei ole kõige paremad uudiseid konkurentidele. Seda võib küll öelda, jah. No nii. Testid tehtud, kõik näitajad on rohelised, konkurentidele siit häid uudiseid ei tule, et mees nagu metsapull ja ainult anna tööle pihta, nii et mõtlen, siit veel tuleb, siit Eesti rahvas üllatab.